Nii, tere õhtust kõigile ja minu nimi on Kairit ja alustan täna siis seeriaga. Seeria teemaks on ajutervis ja sain inspiratsiooni doktor Stacy seeriast. Tema tegi siis neljase Youtube'i seeria Zoom'id, mis on siis leitav doktor Stacy kodulehelt. Ja tegelikult ma ei olegi mitte midagi muud siia juurde pannud ega lisanud, kui siis lihtsalt otsustasin teha oma presentatsiooni ja tõlkida ära selle, millest doktor Stacy räägib, sest teema on tähtis ja oluline. Ilmselt kõik me oleme huvitatud sellest, et meie aju funktsioneeriks täpselt selliselt, nagu ta võiks ja peaks funktsioneerima, vaatamata sellele siis, milline on meie vanus. Ja räägime siis, alustame täna esimese osaga, räägime aju tervisest laiemalt ja siis loomulikult ka sellest, kuidas siis LifeWave plaastritega on võimalik aju toetada, aju funktsioone ja aju tervist. Nii, ja äh, mis on probleem tänapäeva maailmas, on siis see, et meie ajud on ülekoormatud. Ja kui on siin kastide sees midagi sellist, mis kõlab teile tuttavalt või mida sümptomid, mida te olete kogenud, siis võite olla kindlad, et aju ülekoormus on selle põhjuseks. Et te justkui kuulete infot, aga see ei jõua päris kohale, te ei saa aru, vaatamata sellele, et info on võib-olla teie emakeeles, et ajul on justkui mingisugune takistus või informatsiooni vastuvõtmiseks ja töötlemiseks läheb tavapärasest kauem aega. Siis on mäluprobleemid, et aeg-ajalt on selline blackout'i koht, kus te lihtsalt ei suuda isegi meenutada, kaob ära nagu see lähimälu, et mida te hetk tagasi tegite, või see kõigile tuttav koht, kus te lähete näiteks teise tuppa mõttega midagi teha või sealt midagi tuua. Ja siis selgub, et oih, ups, ei mäleta. Või keegi teile ütleb midagi ja hetk hiljem te enam ei mäleta, millest jutt oli. Siis igasugune ülereageerimine, mitte adekvaatsed reaktsioonid toimuvale on kindlasti märgid aju ülekoormatusest. Või siis see, et kõik on justkui udus, on raske keskenduda, puudub selline fookus ja selgus. Või siis selline tunne, et sina ja sinu aju on justkui eraldi ja aju ei tee koostööd, asjad ei jää meelde, asjadest on raske aru saada. Et sellised erinevad märgid ja võib-olla midagi siis kõlab tuttavalt. Ja milles on siis asi? Asi on siis tihtipeale selles, et mitte aju ei ole rikkis, vaid ta on lihtsalt ülekoormatud. Ja üldse paraku aju tervisest ja aju tervise eest hoolt kandmisest räägitakse millegipärast vähe.
räägitakse kehakaalust, räägitakse ainevahetusest, räägitakse südametervisest, aga meie aju on kuidagi, kuigi tegelikult on see ju nii tähtis ja oluline, on kuidagi sellises vaeslapse osas. Ja see, kõik need eelnevalt nimetatud, eelnevalt nähtud aistingud, sümptomid, tõdemused ei ole kindlasti kuidagi seotud sellega, kes sa oled, see ei ole seotud sinu intelligentsusega, ei ole seotud sinu motivatsiooniga ja see ei pruugi olla ka seotud sinu vanusega. Et kindlasti vananemine mm, mõjutab meie aju funktsioone ja kindlasti nende videote ja nende loengute üheks ideeks ongi see, et mida saab teha täna ja praegu selle nimel, selle jaoks, et vanemas eas oleks aju töökorras. Ja tegelikult asi on jah, see ülekoormatus on siis sinu aju võimekus, kapatsiteet, maht ja siis kogu selle informatsiooni hulk, mida me sinna siis tahtmatult, vahest ka tahtlikult, võib-olla pigem on õige öelda kontrollimatult, mitteteadlikult kuhjame. Ja siin on siis 5 olulist faktorit, mis võivad olla põhjuseks, et sinu aju on sellises ülekoormatud olekus. Üheks põhjuseks võib olla krooniline neuroloogiline põletik ja see põletik võib olla kuskil ajukudedes, rakkudes juba pikka aega enne seda, kui sellest saab siis mingisugune konkreetne sümptom ja mis siis omakorda saab arstilt sildi, diagnoosi. Siis üks faktor on pidev dopamiini üleküllus. Need on siis kõik meie ärritajad, signaalid, kõik see infovoog, mis tuleb meile välisest maailmast ja mida tihtipeale inimesed teadmatult üle tarbivad, inimesed ei kontrolli, ei teadvusta seda infomüra, seda info uputust, mängivad raadiot, mängib televiisor ja võib-olla siis jah, lisaks siis plingib mobiiltelefon, kõik notifikatsioonid on sisse lülitatud, kellel siis heliga, kellel siis mingisuguse ekraani teatega ja kogu see virvarr meie ümber tegelikult väsitab meie aju, koormab meie aju. Nii et teadvustage seda müra ja valige teadlikult ennast ümbritsevat ruumi ja seda keskkonda, millega te ennast ümbritsete. Ei ole vaja tekitada liigset infotausta, ei ole vaja taustaks raadiot, kui te seda ei kuula. Ei ole vaja taustaks televiisorit, kui te seda ei vaata. Et hoidke ennast ja oma aju selle müra eest. Siis kolmas faktor on nullparasümpaatiline taastumisaeg. See ongi siis see, et inimesed on tihtipeale kinni jäänud sümpaatilisse närvisüsteemi
ja sümpaatiline närvisüsteem on siis olek meie kehas, kus keha on siis võitlemas ja või põgenemas. ja kuna meie keha on võimeline tegema korraga ühte asja, fokusseerima ühele olulisusele, siis kui kehal on ellujäämis, ellujäämis ma mõtlen, kuidas see eestikeelne sõna mode on inglise keeles, ellujäämisolek, siis jah, ei ole keha prioriteediks tervenemine, paranemine, sest selles olekus ehk siis parasümpaatilises närvisüsteemi olekus, sellises seisundis keha siis tegeleb võitlemisega kõikidele nendele nii-öelda välistele ohtudele ja ärritajatele reageerimisega. Siis keskkonnamürgid igalt poolt, veest, õhust, toidust ja loomulikult siis IMF ehk siis kahjulik elektromagnetiline kiirgus, kõik meie elektroonilised seadmed ja abivahendid. Inimesed magavad, elektrooniline kell käe peal, kell, mis öö läbi segab rahulikku und ja unerütmi, andes pidevalt elektromagnetilisi impulsse. Sellised kellad on väikestel lastel. Lapse vankrites on loomulikuks osaks saanud iPadid, mobiiltelefonid ja tegelikult on see päris jube pilt. Ja siis loomulikult krooniline unepuudus ja kõik need eelnevad faktorid loomulikult aitavad unepuudusele kaasa ja on siis unepuuduse põhjustajateks. Ja uni, kui me räägime aju tervisest ja aju funktsioonidest, on olulisem kui võib-olla miski muu. Sinna me pärast jõuame täpsemalt, aga võib olla kindel, et ei saa rääkida heas toonuses, heas konditsioonis olevast ajust, kui inimene ei maga piisavalt. Ja mis see piisav magamine on? See ongi siis korralik 8-tunnine sügavuni. Just see une sügavus on sama oluline kui une pikkus. Meil on siis jah, 5 unetsüklit, igaühe pikkus on 1,5 tundi ja ideaalis peaks inimene kõik need 5 tsüklit siis ühe öö jooksul läbi käima, läbi magama. Ja siis võib olla kindel, et me oleme aju hästi värskendanud, hästi toetanud ajul, sest aju tegeleb öösel, kui meie magame, siis meie aju tegeleb puhastamisega. Ta puhastab ja sorteerib ja filtreerib seda kogu infomüra, seda infosaastet, millega te olete oma aju päeva jooksul üle koormanud. Ja kui te teete seda päevast päeva, andmata ajule piisavat und, siis võite olla kindel, et varem või hiljem lõpeb see mingisuguste tõsisemate või vähem tõsisemate probleemidega. Ja mida siis ülekoormus meie ajule teeb? Esimene asi, mis kannatab, on meie mälu. Kannatab nii-öelda lühimälu kui ka siis see pikaajaline mälu. Mälu ei taastu, mälu ei toimi, mälu ei tööta. Asjad ei jää meelde, asjad ununevad ära ja ajus puudub selline
kord või ajul puudub võimekus seda talletatud informatsiooni adekvaatselt töödelda. Ehk et võib-olla mingi asi on, on meeles, aga ta on kuskil sellises kohas, kus ähm, vajalikul hetkel ei saa kätte nii-öelda. Siis instruktsioonid, käsklused ajus ei integreeru, ei ühildu. Ja selle näiteks on siis see, et inimene ei suuda teha järjestikuseid asju, kui sa palud tal teha asja A ja B, siis sa ajad ta segadusse. See on kindlasti tuttav väikeste laste puhul, kelle aju areng on lihtsalt võib-olla sellises staadiumis, kus ta aju ei olegi võimeline töötlema rohkem kui ühte käsklust ja tegelikult sarnane olukord on siis ka vanemaealistel inimestel, aga kui sa ei ole ei väga väike laps ega vanemaealine, ma mõtlen siin selline 80 pluss pigem ja sa tabad ähm, samasuguseid hetki, siis on see kindlasti märk, et sinu aju on ülekoormatud. Või siis jah, teine variant, et sa ei suuda teha mitut asja korraga. Sa ei suuda keskenduda, siis igasugune emotsionaalne reaktiivsus, sa reageerid ebaadekvaatselt, sa reageerid tasakaalutult, sa reageerid emotsioonide põhjalt, iga väiksem asi võib põhjustada täiesti ebaadekvaatse reaktsiooni. On see siis vihapurse või nutma puhkemine või veel mingisugune ebaadekvaatne reaktsioon. Siis aju ülekoormuse märgiks on see, kui sul on langenud võime hoida fookust ja tähelepanu. Fookus on hakitud, tähelepanu hajub, sa ei suuda keskenduda rohkem kui paar minutit ja see on tõeline probleem. See on probleem lastel, et kõik need niinimetatud hüperaktiivsed lapsed, tegelikult täpselt sama asi, et nende aju on ülekoormatud ja, ja võime keskenduda ja hoida tähelepanu on vähenenud või puudub üldse. Et kindlasti tasuks seda jälgida seda, kui pikalt te suudate millelegi keskenduda, ilma et igasugune väline, väline ärritaja segaks teid, kui hästi te suudate ennast nii-öelda välja lülitada. Ja viimane siis on see, et sa võtad vastu küll informatsiooni, aga sinu aju ei ole võimeline seda töötlema. Ja võibki siis ette kujutada, et sellised informatsiooniplokid aju kuskile siis ladustab, aga võimekus seda informatsiooni töödelda, mõista ja aru saada, kas see üldse on meile oluline ja vajalik ja mis sellega peale hakata, see võimekus on vähenenud. Siis ajuvõimekus ei lange kindlasti ühtäkki. Jah, loomulikult me ei räägi sellest, et on mingisugune ajutrauma või juhtub õnnetus. See on hoopis teine lugu, aga kui me räägime sellist ajuvõimekuse langemisest, siis see on protsess. Protsess, mis kestab siis mingisuguse aja ja mis omakorda on siis mõjutatud erinevatest teguritest, faktoritest. Ja see protsess on siis kumulatiivne ehk siis ajas kasvav,
et võib-olla mingil hetkel on mingisugused esimesed väikesed tunnused või märgid. Kui sellele tähelepanu ei pöörata, neid kas ei märgata või ei peeta oluliseks, siis võib olla kindel, et mingil hetkel tuleb mõni järgmine märk, need signaalid, mida meie keha annab, muutuvad aina valjemaks ja tugevamaks. Seda siis selleks, et meie midagi muudaksime. Siis väga tihti on see protsess ehk siis aju võimekuse langusprotsess mõjutatud põletikunäitajatest. Siis kindlasti on see protsess mõjutatud elustiilist, teie liikumisharjumustest, teie toitumisharjumustest, kindlasti sellest, milline on aktiivsuse ja puhkuse vahekord, kas üldse on kehale, ajule piisavalt puhkust, uni, liikumine, siis kindlasti meie mõttemaailm, millistele mõtetele me anname oma energiat ja tähelepanu. On need hirmud, on see muretsemine või on see midagi positiivset, midagi helget, midagi ilusat. Kas siis millegi ilusa loomine, sellest mõtlemine, miks mitte ka unistamine ja ettekujutamine. Siis see protsess jah, leiab aset aastakümneid tihtipeale enne, kui see siis jõuab sinnamaani, et inimesel on juba tõsisemad probleemid, mis segavad tema elu, mis vähendavad tema elukvaliteeti, võib-olla ka tema töövõimet, tema võimet üldse tulla toime oma igapäeva toimetustega ja siis minnakse, kuhu ikka minnakse, arsti juurde ja saadakse siis diagnoos. Ja tegelikult just need varased märgid, esimesed sümptomid on äärmiselt tähtsad, olulised, eluliselt olulised. Ei ole vaja oodata diagnoosi ja alustada tegutsemist siis, et kui me räägime üldse LifeWave'ist ja sellest imelisest tehnoloogiast, siis me räägime eelkõige ennetamisest, sellest, mida on võimalik teha enne, kui jõutakse arstini ja jõutakse diagnoosini. Ja seda ennetavat tegevust tegelikult peaks tegema iga päev, igaüks, iga päev teadlikult selleks siis, et nii olulist organit nagu meie aju ja tema võimekust hoida ja kaitsta loetakse justkui loomulikuks, et vananemine ongi loomulik ja see ongi loomulik, et kõik läheb nii-öelda allamäge. Et see ongi loomulik, on mingisugused ealised iseärasused ja on loomulik, et vanem inimene ei mäleta, vanem inimene ei ole võimeline õppima, vanem inimene ei ole võimeline aru saama, meelde jätma ja saadud infot siis kuidagi töötlema. Et seda justkui loetakse normaalsuseks, aga kindlasti olete te kokku puutunud erinevas eas inimestega, kelle aju tervis on väga erinevas konditsioonis. Et me tihtipeale jah räägime sellest, et milline on inimese füüsiline konditsioon, milline on tema väljanägemine, aga aju tervis ja aju funktsioonid tihtipeale jah,
on kuidagi tagaplaanil. aga ma usun, et te olete kokku puutunud inimestega, kes on vaatamata oma vanusele väga, väga vitaalsed. Nende aju töötab täisvõimsusel, täiskiirusel. Nad on teravad, nad on täpsed. Neil on suurepärane mälu. Nad võtavad vastu uut informatsiooni. Nad on asjadega kursis, nad saavad asjadest aru ja see on äärmiselt imetlusväärne. aga tegelikult on see jõukohane ja kättesaadav meile kõigile, kui me vaid valime pöörata tähelepanu ja valime oma tervise ja valime oma terve aju. Ja tänase Zoomi lõpetuseks järgmine kord siis teemat jätkame, et neid Zoome tuleb, ma arvan, et 3 kindlasti. ja mis asjad need on siis, mis sinu aju kaitsevad? Kindlasti neuroloogilise põletiku vähendamine, et igasuguste põletikuliste protsesside oma kehas kontrolli all hoidmine on tähtis ja oluline. Siis verevarustus ja aju hapnikuga varustatuse toetamine. probleemid kehas algavad siis, kui rakkudel on hapniku puudus, kui verevarustus ei ole piisav ja rakud ei saa piisavalt hapnikku, siis veresuhkru taseme stabiilsena hoidmine, vältida neid niinimetatud piike üles ja alla, kõikumisi, siis sügav taastav uni kaitseb sinu aju, siis rakkude võimekus vahetada selgeid signaale omavahel on aju kaitsmiseks oluline. ja kõik see siin nimetatu ei ole mitte kriisiabi, ei ole mitte see, millega tegeleda siis, kui käes on diagnoos, vaid see on ennetus. see on see, mida saab teha eelnevalt. nii et see oli siis meie ajutervise Zoomi esimene osa või esimene jah, väljalase. nii et